Vaata sisse. Kuhu hakkas istitatama? See oli üks. Suur auk. Ei tavapärane auk põrandas tuli päevavalgele Kalevi tänav 17 asuva hoone ehitustööde käigus. Tartu Loomemajanduskeskuse tarbeks renoveeritav maja koos oma salajase kambriga ehitati 1860. aastal elumajaks. Selle leiuni jõuti täiesti juhuslikult, sest ühegi plaani pealt me seda keeltrikohta välja ei lugenud. Ja lihtsalt üks ehitajatest, kui võttis seda põrandapinda avastas selle augu, leidis julguse sinna auku sisse ronida ja tõi välja, et meie all praegu on siis üks selline peidukamber, mille nõudud on 3 × 1,5 meetrit ja mille kõrgus on 1,8 meetrit kaudu. Need pildid tegigi seesama mees, ehitaja Maido Erimäe, kes ainsana julges ja ka See ma nägin maagist seina ja vägev sillus, aga ühtegi lusa ei olnud. Ja teil puja kõige päev. Hirm oli ka sinna kõigepealt esimest korda minna. Ei olnud. Kartnud, et seal eesli koodata mõni härra, kes sinna on näiteks kunagi kinni pandud. Ei olnud. Siuke mulle haisne. Nagu oleks nii kurdi, ma ei tea, põllukordis käine. Maido leidis sellest ruumist ka mõningaid esemeid. Seal olid üks tsaariaegne taldrik, veinipudel ja terve hulk väikeseid rohupudeleid. Ei lõpnud. Ei lõpnud. Mida ajaloolased selle ruumi kohta öelnud on? Keegi ei ole julgenud öelda väga konkreetselt, mis siin olla võib, aga on esmased oletused, et kuna see nii-öelda peidupaik jääb praegu maja keldriplokist täiesti eemale, asub maja keskel, sissepääs on väga väike, ainult 35 × 35 sentimeetrit, mis teeks ja sisenemise ääretult keeruliseks, siis tõenäoliselt on tegu peidupaigaga. Tavaliselt on tehtud peidupaigaks, kas siis mingi väärtuslikemate esemete peituseks või lausa inimeste varjamiseks. Et selles majas hakkab tegutsema Tartu Loomemajanduskeskus, mis on avalik asutus, siis plaanitakse ka leidu eksponeerida. Esimesel korrusel just samas ruumis, kus avaneb sissepääs salakambrisse, hakkab tulevikus asuma väike kammersaal. Me peame seda ehitajatega ja arheoloogidega läbi rääkima, kuidas seda eksponeerimist korraldada. Seda auku suuremaks teha kindlasti ei tahaks, sest see näitab nagu seda selle kambri augu pärast sissepääsu suurust ja kui väike ta tõesti on, sellest me katame selle klaasiga ja vaatustame alt ära ja paneme juurde ka pildid ja selgitavad tekstid, et millega on siis siin tegu võis olla. Mul lagi.